Tervist, ma olen Ranno ja ma olen koos siin Petiga, kes on siis värskelt võitnud esimese Eesti meistrivõistluste etapi ja tahakski teada, kuidas oli siis? Raske oli nagu alati, et maraton oli pikk ja tuul oli vastu, selles mõttes oli päris keeruline. Aga sai tehtud ja sai võidetud. Aga kuidas sul, mis siis täpsemalt raske on, kas see on nagu mentaalselt raske või see pigem on füüsiliselt? No, pigem ilmselt füüsiliselt, sest et ma olen nüüd 4 kuud oma luumurdu tõttu audis olnud, siis ma ei ole väga saanud trenni teha ja siis selle tõttu natukene ma tundsin, et füüsiliselt ma olen veel nõrk. Et see vana rasa pealt sai seda tehtud, aga nüüd on juba jalg enam-vähem ja saab jälle trenni tegema hakata järgmisteks etappideks valmistuma. Natukene lähemalt, tihti sa muidu tavaliselt trenni teed? No muidu ma... Mis siis võtab, mis peab selleks tegema, et saada selleks Eesti kõige paremaks? Ma olen seda varem ka maininud, et tegelikult ma peamiselt sõidan purrelauda. Et supi niimoodi trenni eraldi ma teen väga-väga harva, et talvel kindlasti üldfüüsiline jõusaal jooksmine. See aasta sai ka Lõuna-Afrikas käidud peaaegu 2 kuud purrelauda sõitmas ja surfamas. Aga jah, ühesõnaga ma ütlen, et ma päris erialast supitrenni ei tee, et ma pigem teen purrelauda ja jõusaali üldfüüsiliselt. Aga Peti, räägi meile natuke sellest varustusest ka, millega sa täna sõitsid ja... Et täna ma sõitsin Fanatic Flatwateriga, mis on tegelikult siis mõeldud siledas vees reisi sõitmisele. Ja lauana mulle super väga meeldib, ma olen mitu aastat juba tegelikult sellega sõitnud. Aga aeru ma siis küll vahetasin täna, et esimese sõidu ma tegin selle aeruga, millel on siis natukene kitsam ja väiksem laba, millega ma olen harjunud sõitma. Et mulle tundub, et mulle sobib selline suurem laba rohkem, sest et see väiksem laba on ilmselt mõeldud neile, kes tahavad hästi-hästi äkiliselt ja kiiresti nagu ruttu sprintida, aga mul on tunne, et mina olen selline jõulisem sprintija, ehk siis mulle meeldib, kui mul on suurem laba ja ma saan selle nagu rohkem nagu vähe pikemalt, aga siis suurema jõuga tõmmata, et see on näiteks see, mis ma täna nagu täheldasin. Aga neid aere võiks tegelikult küll hooaja jooksul rohkem testida ja proovida. Aga siis reaalselt oleks selline ka, et sul on nagu võistlusel minnes ikkagi mingi 3 aeru kaasas, vastavalt tingimustele vaatad või see on lihtsalt üks asi, mis sobib ja lähed sellega? Ma ei teagi, ma arvan, et pigem ongi see, et kui sa pikalt harjutad ja teedki sellist erialast trenni, sa tegelikult juba tead, mis sulle sobib. Aga mul on selline hea juhus olnud, et mul oli võimalik tänase päeva jooksul seda aeru nii-öelda vahetada, siis ma maratoniks võtsingi tegelikult ühe teise aeru, kus siis oli see suurem laba. Aga ma arvan, et ideaalis võiks küll, et iga inimene peaks proovima omal need aerud läbi, aru saama, milline talle sobib, et kas siis sprindi või siis maratoni jaoks. Et võib-olla üldse sobib üks ja sama mõlema jaoks, et siis on natukene lihtsam ilmselt. Aga mis veel? On siis kutte ka? Kutte absoluutselt mitte. Nii et kuldsite? Valaline? Võtke ära.